mees, kes siis võttis omal käel ette USA Outdoorsi võistlussarja ja kes igal etapil kotib päris kenasti seal neid tehase meeskonna sõitjaid, olles ise sisuliselt standardtsikliga ja tervitame siia saatesse Harri Kullas. Tervist kõigile. Käiks korra põgusalt läbi siin toimunud etapid, et viimati, kui me rääkisime, siis sul oli plaanis, et teha 3 etappi Outtooris ja siis vaatame edasi. Ja siis mingi hetk tuli teade, et sa leidsid võimalused, et sõita lõpuni kogu hooaeg ja võtame alustuseks näiteks selle Southwicki etapi, kus meil oli ka 3 eestlast kokku sõitmas klassides, et põhimõtteliselt ilma suurte üllatusteta tegid sa jälle korralikud stardid, loomulikult sõidud ka ise, et räägi natuke oma sõnadega tollest päevast, et ja siis räägime edasi järgnevatest etappidest. Ja, et võib-olla alustame sellest, et suured tänud Tarvo Jurimaa ja Fred Sassile, kes ajasid kokku meil pundi, et kuna Tarvo on Kristinovi Kepa toetaja, siis Kepa oli plaanis teha 3 etappi ja siis nagu kutsus mind ka nagu, et kuule, et äkki ikka teeme selle juulis ka need 3 kaasa, et siis nagu üks minek ja üks sihuke liikumine ja noh, et saaks tsiklid ühest kohast teise, telgid olemas, pesurid olemas ja nii edasi. Et ega iga etapp oli vaja kuskil midagi leida, need bit-setup'i üles. Et kindlasti see oli nagu suur abi nende poolt, et ilma selleta oleks asi olnud kindlasti raskem. Aga ja, et siis peale seda eelmist Brasiilia Arena Crossi lendasime New Yorki, siis seal üks uus tuttav, kellega oleme nüüd saanud päris headeks sõpradeks ja tema juures olime ja läksime sealt siis Southwicki ja ka selle ajal seal natuke oleme veits proovinud seal natuke kuidagi midagi aretada selle startidega, et pole nagu KTM-iga nii head stabiilset stardid olnud, kui oli näiteks eelnevad aastad, et Honda ja Yamahaga olen saanud natuke parem, nagu ütleme, stabiilsemad starte. Aga siis me leidsime mingid asjad, kuna ongi uus aasta, uus pillu, esimene aasta, et kõik on nii uus, et siis proovisime natuke mingeid asju ja rääkisin natukene mõne tehase mehaanikutega seal Ameerikas, keda ma tean nagu Euroopast, MM-i aegadest, et siis saime mõne väikse sihukese ideed, mida proovida ja tundus, et see on aidanud, et startist on stabiilselt olnud ikkagist seal 10 piirimail, et mõni start vähe paremini, mõni start võib-olla vähe kehvemini, et kas olen ise mingi valiku pärast vähe kehvesti startinud, aga üldiselt on minek olnud hea ja olen kogu aeg olnud seal suhteliselt eesotsas, et mis on nagu aidanud ka tulemusi selle viimasel reisil, need 4 krossi, mis ma tegin kaasa. Ja Southwickis et head stardid 10 piiri peal minema ja siis mõned kohad langesid vist mõnes sõidus ja siis mõne koha tõusin sõidu ajal ja väga solid day, et 2x10 ja esimene top 10 sellel aastal, et 9 koht kokku, et see oli nagu super algus sellele reisile, et nagu füüsiline oli päris okei, pill toimis ja just oligi, et head stardid, et see oligi hea tunne, et alustada seda nagu või jätkata seda Ameerika turneed ja alustada seda uut reisi siis. Okei, peale Southwicki etappi on siis 3 etappi veel olnud, oli siis Red Budis, Spring Creekis ja Washougalis. Räägi natuke, kuidas sul need etapid läksid? Ja no, stabiilselt hästi läksid, et kui Southwick algas top 10-ga, siis oli sihuke nagu väike eesmärk, et nagu top 10-sse ma suudan sõita, et heade startidega sinna võiks jõuda ja Red Bud läks ka päris kenasti, et liivastamatel radadel nagu ajased ei olnud nii head, kui oleks võinud olla, et esimene starti läheme ajasõidu järgi ja teise tuleme siis esimese sõidu järgi. Aga siiski nagu head stardid kohe esimestes sõitudes ka, et Red Budis olin siis 9-12 kokku 9, et see oligi nagu vist võib-olla moto parim tulemus see hooaeg, et selles mõttes oli nagu oli väga lahe oli jälle sõita Red Budis, kuna teadsin rada enne ja teine sõit siis rada natuke kuivas ära ja siis kuidagi
tehti see kuru ka siledaks, siis julges hüppata La Rocco liibi ka üle, et see oli väga, väga lahe kogemus ikkagist, et hea suur hüpe. Ja siis viimane ring oli nüüd täiesti üksinda, siis mõtlesin, kas hüppan üle või hüppa üle, hüppan. Siis mõtlesin, et ikka viimast korda peab nautima ja siis läksin kinno peale välja, et hullult veel läksin väljas kuskilt, venitasin ka, et saab ikka üle, et mingit lolli viga ei tee viimasel ringil ja siis levitasin rahvale, rahvas hullult elas kaasa, et ei, väga lahe kross oli see jälle. Et ja, et selles mõttes jah, stabiilne, top 10. Spring Creek siis uus rada mulle, väga huvitav, et oli nagu pool sihukest hästi liivane ja lained olid päris, tehti suureks sinna nagu laupäevaseks krossiks, et reedel sõitsin meediapäevasel ei olnudki midagi, nagu hästi palju sihukest väikest pidurusauku oli. Ja siis laupäeval algus oli päris raske leida sihukest flow'd ja siis rada oli päris märg hommikul, nagu kasteti nagu päris märjaks, et huvitav rada, aga väga lahe rada, et sihuke hästi tehniline, et seal nagu on palju õppimist, aga endal sujus jälle ilusti, et stardid olid väga head, isegi võib-olla selle aasta parimad, et teine sõit sain kurvi minnes, ma olin põhimõtteliselt esimestega kõrvuti või isegi olin nendest ees natuke, aga lihtsalt väljaspool. Aga see jäeti välja sinna nurka kinni küll, aga siiski hea minek ja head stardid olid seal pehme liiva sees ja samamoodi kokkuvõttes 9. koht, et seal oli mul see, et nädala sees natukene võib-olla tegin suti liiga tõhusalt 2 päeva trenni, mõlemad päevad pingutasin võib-olla natuke liiga üle ja siis lihtsalt ei jõudnud teine sõit nii särtsakalt sõita, kui oleks pidanud, et seal sõitsin mõnede meestega võidu, kellest ma mööda sain alguses kohe esimestel ringidel, aga lasin nad tagasi mingi hetk mööda, et oleks peal lihtsalt minema ees olevatega kaasa, et seal oli sihuke hea näha, et see reisimine väsitab ka ära, et peab hästi tähelepanelik olema, millal mida teha. Aga ei, noh, selles mõttes super näevad ikkagist 9. koht sealt kokkuvõttes. Ja siis oligi, et see viimane Vashugal oli meil noh, sihuke hiline plaan, et alguses oli plaanis teha kuni Spring Creek'ini, aga kuna punkte tuli nii hästi, siis pidime ikka Vashugali kuidagi saama. Õnneks siis üks kohalik tiim Ameerikasse aitas mul transporti ja sikli täiesti sinna läänerannikule üles sinna krossile. Ja siis ta teadis seda omanikku, kes siis korraldas ühte neljapäeva krossi ka, neljapäeva õhtu krossi, et siis tegin siukse väikse krossi kaasa neljapäeva õhtu ka, millest siis suutsin finaalis sõita 3. koha, et seal oli siuke betoonstart ja noh, see lihtsalt ei istunud mulle finaalis, et eelses küll panin stardikotti, aga finaalis olin põhimõtteliselt viimaste hulgas, aga Hard Charger Awardi sain ikkagi selle eest, et tulin tagant 3. Aga jah, selles mõttes, et Vashugal jälle uus rada, et kuna neljapäeva kross, siis meil jäi see tsikli tegemine reedese peale, et pressikat ei teinud seal ja siis oli päris pikk päev reedel, aga saime ilusti tehtud ja Vashugal siis üldse oma kõige parim ajasõit oli mul, et on 11. seal, et üli-lahe rada, et siiamaani mul lemmikrada Ameerikas, võib-olla isegi üle maailma, et kui noh, ilusti ära kobestatakse ja pannakse vett ilusti, et see oli nagu ülimõnus hommikul sõita. Ei no sõitus ka, aga lihtsalt hommik oli väga luks. Ja seal stabiilsed sõidud, esimene sõit oli lihtsalt see, et ma olin väikses noh, ma küll ise ei kukkunud, aga paar venda kukkusid ees, sõitsin tsikli üle, ma kaotasin kohti ja kuskil ma olin 33. või 34. kui ma ees kurjast minema sain, et ülihea sõit oli seal esimest sõidut, tulin tagant, kõik, kes panin kohe poole ringi jooksul vähemalt mööda, ma ei olnud üle väga kaua kellegi taga, et selles mõttes oli ülihead sõidud mõlemas sõidus ja kokkuvõttes 11, et stabiilne kross. Sellega võis väga rahul jääda ja üleüldsegist, et tõusin jälle punktides, noh, nagu rääkisime, et 17. sinna supermotos finaalidesse, et selles mõttes väga lahe. Ja jah, et selle siiamaani on kuidagi sujunud ja probleemideta ja stabiilsed sõidud. Sügisel tuleb sul ette võtta ka üks uus ja huvitav väljakutse. Lõpuks ameti on pandud sõitjatele välja ka arvestatavad auhinnarahad. Ja nimelt räägin ma siis supermotocrossi tabelist, kus sa hetkel oled 17. kohal. Nagu me teame, siis esimesed 30 kvalifitseeruvad sinna ja esimesed 20 on automaatselt finaalis.
ehk siis 21–30 positsioonidel olevad mehed sõidavad siis LCQ-s ehk Last Chance Qualifieri sõite seal igal etapil. Sina oled nüüd finaalides sees. Kui kõik läheb plaanipäraselt, lõpetadki selle hooaja seal 20 seas. Räägi, mis mõtteid see sinus on kogu see supermotorcross tekitanud, et sa vist päris USA supercrossi sa ju sõitnud väga palju veel ei ole. Ja ei, no väga huvitav on, et eks see oli sihuke kerge unistus ja eesmärk aasta hooaja alguses, kui ma seda USA turneed hakkasin tegema, et plaan oli, et teeme 2 etappi kaasa aasta alguses või hooaja alguses ja siis vaatame, kus me oleme ja et noh, et kui ma nüüd edasi teen kõik etappi, mis mul nagu vabad olid, et siis ma pean teenima kuskil 20 punkti seal keskmiselt, kui ma 9 etappi kaasa teen. Ja siis algus ei läinud kõige paremini, aga kuna oligi, et võimalus sõita need 3 etappi meie Eesti pundiga koos seal need juulikrossid, siis oligi, et noh, et nagu punkte on päris hästi tulnud juurde ja see juuli need 4 etappi on põhimõtteliselt iga kord vist teeninud vähemalt 20 punkti või kuidagi, et noh, väga hea seis on olnud ja olen tõusnud punktides ka just nagu ütlesid, 17. kohale, et ma ei usku, et ma nii kiirelt sinna tõusen, eks võib-olla mõni etapp on natuke õnne, et keegi sai, noh, selles mõttes õnne, et teistel läks hästi kehvasti, et sain nullid, aga endal läks hästi. Et hetkel ja olen 17, aga no meid ongi, et 16 koht kuni 21 vist on meid nagu 5 või 6 venda on meid siukse 7 punkti sees, et 17–21 on see 2 punkti sees. Et veel on 3 etappi minna, et tuleb kindlasti ilusti lõpuni pingutada, häid sõite teha ja et noh, seal kindlasti finaalkoht kindlustada otse supermotorcrossi finaalidele, et sinna Last Chance'i ma kindlasti tahaks minna, et see on natuke uus maailm seal ja et tahaks ikka finaalides otse peale saada ja kui sa top 20, sa saad juba alustada seda hooaega mõne punktiga, et see nullitakse ära, see hooaja arvestus ja siis top 21 saavad siis punktid, nii nagu iga moto saavad, et näiteks kui ma oleksin 20, ma saaks kahe punktiga alustada seda hooaega, kuna USA-s saab 21 kohta punktid. Et eelmast ja tegelikult meil isegi oli võimalus minna seda Last Chance'i ka sõitma, et selle 3 etapiga ma tõusin 36-ndaks, aga seal mõni vend jäi ära, et siis kutsutigi mind sõitma, aga noh, ma otsustasin eelmast mitte minna, et oli natuke tundmatu maa see, et noh, et polegi seda superrossi otseselt sõitnud, ei tea, mis see saab olema. Et noh, kunagi me käisime üks sügis, tegime superrossi trenni USA-s seal Californias, aga siis nagu söös okeilt, aga eks see cross on ju ja aga jällegi see supermotocrossil lained ei ole. Et see nagu aitab kindlasti minule Euroopa vennale kaasa, on ju, et kui Euroopas ma saan enam-vähem hakkama, aga USA on kindlasti teine. Et see on jah, sihuke hübriidrada, et see nagu päris ei ole supercross, aga ei ole päris ka motocross, et aga noh, USA motocross on juba päris suured hüpped, vahepeal on päris tehnilised kaksikud, kolmikud, et nagu hüpata saab, et ma usun, et need rajad sobivad mulle päris okeilt ja kui mingi liivasektsioon on ka veel, et siis see aitab kindlasti kaasa ja ega mis see on, et rada on, mis ta on ja kui me saame finaalidesse otse peale, siis tuleb pingutada see hooaeg lõpuni, et eks ta väga raske ole, et ega juba see nüüd need järgmised 3 etappi augustikuus, et iga reis on väga palju raha läheb, et need lennud, hotellid ja rendikad, see on juba päris suur osa iga etapp, et need kõik toetajad, kes mul on tulnud, on toetanud need eelmised aastad, kes on uued olnud. Soomes ka mõned toetajad uued olnud, et ilma nendeta, noh, ma ei saaks seda teha ja ei saaks seda unistust täide viia ja esimesena eestlasena siis sõita supermotorcrossi finaalidesse, et noh, et suured tänud kindlasti neile ja vaatame, kuhu me jõuame, et 3 etappi veel minna. Viimased etapid, nagu sa ütlesid, on veel jäänud seal outdoor'is on ju, aga vahepeal sa ju oled ka seal Brasiilia sarjas käinud sõitmas, et kuidas need erinevad sarjad erinevates riikides ja reisimine sulle mõjunud on, kui üldse? No ütleme nüüd see juulikuu, see oli lihtne, et siia 4 nädalaks on meil järjest USA need sõite, et siin nüüd ei peanudki reisima muud kui ainult USA need cross'ile, et
et see juunikuu oli päris karm, et 5 nädalat järjest oli iga nädalavahetus erinevas riigis, mitte lihtsalt riigis, vaid erineval mandril, et nagu ja Brasiiliast USA-sse reisida, et see oli päris karm, et need trennid ka nädala sees olid väga siuksed kerged, lihtsalt taastavad, et mingi natuke liikumine, kõndimised, kerged jooksud ja nii palju, kui ma sain venitada, sai tehtud, on ju, et see oli päris nagu, noh, tegelikult tol hetkel oli okei, aga nagu lihtsalt nagu, et mingid arengud sai toimunud, rääkimata sellest pilli seadistamisest või noh, sõidutrennidest, et nüüd see viimane 6 aega on päris okei olnud, et need 4 etappi, mis me USA-s tegime, see oli nagu selles mõttes hea, meil oli hea punt koos ja saime nädala sees paar päeva, noh, mina sõitsin 2 päeva trenni nädala sees ja siis läksime järgmise crossile ja nädala sees lihtsalt oli, vaatasime, mis päevadel kuhu jõuame, millal tsiklit teeme, peseme kleepsud ja nii edasi, et seda majandamist on päris palju olnud, aga ongi, et tolle hetkel, kui me oleme reisinud, siis nagu vahepeal ongi, et nagu siukesed tunduvad veits, et pingelised olukorrad on, et nagu, et millal, kus oleme ja et millal saame asjad tehtud, et saaks puhata võimalikult palju seal reede õhtul ja üldse enne krossi, aga siis praegu reising Brasiiliasse nüüd peale seda viimast Vašugal etappi, siis nagu korra said natuke hingata, oli vaba nädalavahetus ja hakkasin mõtlema, et tegelikult päris lahedad reisid on olnud, et okei, palju autoga sõitmist ja lihtsalt sõidki krossi rajal Airbnb-sse ja sealt võib-olla käid vahepeal jõusaalis või jooksmas, aga tegelikult päris palju näinud, on tegelikult lahedad reisid olnud nagu oma väikse pundiga, et no selles mõttes, et nagu peab olema päris õnnelik, et on saanud sellist asja nagu kogeda ja teha, ja kõige tähtsam, et need kõik sõidud on ju tegelikult õnnestunud väga hästi, et juulikuus need 3 nädalast järjest olin 9. kokkuvõttes ja viimane etapp olin siis 11, et nagu väga stabiilne, et siiamaani on nagu selles mõttes oleme teinud päris head tööd, et meie väikse tiimiga, mina, siis mu naine ja siis äi on meil kaasa olnud, et oleme 3 reisinud ja siis teised on aidanud tuua tsiklit, et me oleme teinud see ettevalmistus ka nii hästi, et pillidega on olnud nagu täitsa 0 probleemi ja oleme kõik sõidud lõpuni tulnud ja ka häid tulemusi toonud, et selles mõttes nagu see reis on olnud väga lahed lõpuks, et tagantjärgi võib-olla saad rohkem aru sellest, aga et see väike asi, et see nüüd nagu, noh, väike asi, et nagu reisida nüüd Brasiiliast Ameerikasse ongi nagu, noh, see aasta nii-öelda mu töö, et nagu, et ma peangi seda leidmagi selle kuldse kesktee, et millal siis puhata, millal siis teha trenni ja nüüd ma olengi nädal aega olnud Brasiilias siin, et teengi viimase välikrossi etappi kaasa, mis on see nädalavahetus augusti alguses siin ja siis lähebki tagasi Ameerikasse viimased 3 etappi sõitma, et ja palju on reisimist saanud teha, aga samas kuidagi oled harjunud ära sellega, et see 8, 9, 10 tunnised lennud tõmbad Netflixi peale, vahepeal magad ja vahepeal sööd ja ei oled saanud kohale, ja noh, üks asi ka veel, mis võib-olla mainida, et need selle kõige 2,5 kuu reisimistega, et nagu üks miinus on see, et lihtsalt ei jõua kuhugile nagu massaažigi, et nagu nii palju ise teed kodus venitad, et see on nagu, see on maks, mis jõuad teha, et nüüd oli vaba nädalavahetus, ma olin siin Brasiilias, siis õnneks ma suutsin nagu leida mingi aja, et sain massaažis käia eile, et see oli päris hea üle pika aja, et see natukene keha võib-olla lahti rohkem, et eks ta mingi aeg hakkab mõjuma rohkem ja tuleb hoida enda keha ka, et hooaja lõpp on ikkagi tugev. Ülikõva, et sa hoiad Eesti lippu nii kõrgel seal USA-s. Me soovime MX-Stari tiimi poolt sulle palju edu ja ma loodan, et sul kõik õnnestub seal. Suur tänu!